Tere tulemast tänase saatesse, kus meie erikülaline on ei keegi muu kui keskkonnaprobleemid. Jah, te kuulsite õigesti. See ei ole lihtsalt sõna. See on tegelane, kes astub täna kaamera ette. Kas su kotid sigelevad? Kas su kaernalused haisevad? No, sittu mul mitte. Me ei haise. Eepilised raserid, eepilised hinnad. Kotid ei sigele enam. Hurraa! Vabandame reklaamide eest. Enam ei tohiks nii juhtuda. No nii, härra Keskkond. Räägi meile natuke endast. Mina olen härra Keskkond, ma ei saa sulle sittagi rääkima, aga minu assistendid võivad rääkida sulle minust. Nii, maailmas elab kõige rohkem inimesi Indias, Hiinas ja Ameerika Ühendriikides. Särgi tootmiseks kulub umbes 2000–3000 liitrit vett. Rõivaste värvimisel kasutatud kemikaalid satuvad paljudes riikides puhastamata kujul loodusesse. Umbes 60% rõivastest on sünteetilised ja lagunevad väga aeglaselt. Pesemisel eralduvad sünteetilistest riietest mikroplastikud, mis jõuavad veekogudesse. Maailmas tekib igal aastal ligi 92 miljonit tonni tekstiilijäätmeid. Vähem kui 1% rõivastest töödeldakse ümber uuteks tekstiilideks. Veekogudes vetikate vohamist ja hapnikupuudust. Naftareostus häirib loodust, sest nafta mürgitab veeelustikku ja takistab veehapnikuga rikastamist. Plastik häirib loodust, sest see laguneb aeglaselt ja koguneb veekogudesse ja kahjustab loomi ja linde. Kurb lugu. Päike söödab maad, kuid osa soojusest, mis aitab säästa atmosfääri. Atmosfääri aitab säästa näiteks fossiilkütuste põletamine, mis siis toodab energiat, jäätmete põletamine, mis siis aitab jäätmetest vabaneda ja tööstusheitmed ning põllumajandus. Kasvuhoonegaasid on siis süsinikdioksiidi, metaani, diilemastikoksiidi ja osooni.